romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates me reisime San Franciscosse ja sealsest elust räägib meile Terje Toomissu. Tervist! Tere! Räägime alustuseks sellest, mis sind sinna San Franciscosse viis ja kui teadlik see valik oli, et just sinna võiks minna? Tegelikult ma kandideerisin Fulbrighti stipendiumile, olin noor alustav doktorant ja väga üksik oma uurimustööga Eestis ja õnn naeratas mulle, nii et ma sain selle stipendiumi ja siis oli see, et aga nüüd tuleb ka kutse, et mis ülikoolist sealt Ameerikasse kutse tuleb, sest et taotluses ma ei saanud seda märkida. Ja õnn naeratas mulle just nimelt seeläbi, et see kutse tuli ei kuskilt mujalt kui San Francisco külje alt Berkeleyst. Aga nagu ma seal raamatu sissejuhatus ka natuke keerutan seda teemat, et vahel on nagu selline tunne, et mitte sina ei vali seda sihtkohta, vaid see sihtkoht valib sind. Ja San Franciscoga oli mul tõesti selline tunne, et juba varajasest teismeeast see linn kummitas mind loomulikult oma hipiliikumise ajaloo tõttu, et kõik see muusika ja need kujundid, Jimi Hendrixi kitarr ja Jim Morrisoni pilk temas tehtud filmist, et see kõik oli minu jaoks nagu teismeeas nagu hästi põnev, olles siis suures kontrastis sellises 90ndate väikelinna asjaliku eluga ja sealt edasi oli veel mitmeid momente elus, kus ma tundsin, et tahaks ikka sinna San Franciscosse minna, et Indoneesias elades oli mu parim sõbranna San Franciscost pärit, seal üles kasvanud, me elasime samas majas koos, olime päris lähedased, kui ma elasin Londonis 20-sena, siis tekkis selline tunne, et aga nüüd järgmine suvi võiks minna ju San Franciscosse. No see oli naiivne uitmõte, me veel ei teadnud, et Euroopa Liidu raames reisimine on üks asi ja Ameerikasse minek on hoopis midagi muud. Aga nii-öelda nagu ta kummitas mind sellistes unistustes ja ühel hetkel, kui see kutse tuli siis tõepoolest sealt Berkeley's, siis see oli nagu märk, et yes. Aga sa ei olnud selleks hetkeks päriselt sinna kohale jõudnud, sa olid ainult mõelnud, et tahaks minna, see oli igal pool kuidagi märgiliselt ette tulnud, aga kohale sa ei olnud sinna jõudnud? Ma ei olnud üldse käinud Ameerikas enne seda, kui siis see, mida ma seal San Francisco raamatus kirjutan, et see oli mu esimene kokkupuude siis päriselt Ameerikaga, aga nagu loomulikult nagu kõik minu põlvkonna inimesed ja ka teisedki, et Ameerika on ju meie 20. sajandis jooksul nii suurt rolli mänginud ja eriti just siis sellises postsotsialistlikus ühiskonnas oli Ameerika ju see vabaduse kants, kuhu me kõik nii indiviididena kui ka ühiskonnana justkui nagu pürgisime, et see Ameerika unel mõjutas nagu eriti just siis need Ida-Euroopa inimesi väga tugevalt, sest et see oli see vabadus, mida meil nõukogude ajal justkui ei olnud. No, sa olid San Franciscos palju unistanud ja mõelnud, aga enda kogemusest tean rääkida, et võid tihtipeale asjad unistada liiga suureks ja siis koha peal pettuda. Kuidas see siis oli, et kas San Francisco oli veel parem või selline kui arvasid või tegelikult oli kehvem? Ma arvan, et see oli ikka veel parem, kui ma arvasin. Et muidugi avanes ka selline kainestav pilk sellest kogemusest Ameerika ühiskonnale, et eks ma olin ju selleks hetkeks juba saanud aru, et see Ameerika unelm ongi see, mis sealt kuskilt barbinukkude ja Hollywoodi filmide pealt meile vastu vaatas, et selleks hetkeks, kui ma täiskasvanuna juba sinna läksin, olin ma juba kuulnud, kui halvasti töötab meditsiinisüsteem seal, millised probleemid on jätkuvalt rassistlike hoiakutega ühiskonnas ja nii edasi. Aga koha peal seda nagu omal nahal tajudes, näiteks kas või see, et Eestis ma ei ole kunagi pidanud tundma naisterahvana öösiti peolt koju tulles jalgsi hirmu, San Franciscos juba kell 9 õhtul rongijaamast 10-minutine jalutuskäik koju tundus kõhedust tekitav. Et juba nagu sellised nagu väga
nagu lihtsad igapäevased asjad olid nagu nii teistmoodi, mida sa ei oskagi enne ette kujutada, kui sa seal koha peal päriselt ei ela. Aga mis siis võis juhtuda sinuga, kui sa kell 9 õhtul 10 minuti kaugusele kõndisid, ma ei tea, varastamine, vägistamine, mis asjad üldse seal olid teemas? No, eks reaalselt või realistlikult on ikkagi see tõenäosus väga väike, aga kohe, kui ma sinna San Franciscosse kolisin, õigemini ma otsisin endale elamispaika tegelikult Põhja-Oaklandis, mis on siis San Francisco ja Berkeley vahel, aga Oakland, mis on siis kohe siis nii-öelda linn teisel pool lahte San Franciscost, on teada tuntud kui üks kriminogeensemaid linnu Ameerika Ühendriikides. Tol hetkel, kui ma sinna kolisin, seda peeti vist teiseks Ameerika kõige ohtlikumaks linnaks pärast Detroiti. Ja minu see Ameerikas või San Franciscos sündinud sõbranna kohe kirjutas mulle, et esimene asi, mida sa pead tegema sinna jõudes, sa pead endale hankima jalgratta. Et siis sa oled kiire, et siis keegi ei saa sind kätte, et sa oled nii-öelda liikuv, mitte sa ei kõnni. Ja teine asi on see, et Ameerika ühiskonnas ja Ameerika linnad ongi üles ehitatud ju autokultuurile. Et kui sa kõnnid, siis peab sul olema midagi justkui viga. Et kas sa oled siis liiga vaene või siis sa oled kodutu või siis sa oled sõrtlane. Et tihtilugu see ongi nii, et sa oledki seal Oaklandi tänavatel kõndides üsna üksik, sellepärast, et teised sõidavad kõik autodega. Aga samas see sõbranna, kes mulle ütles, et ongi oma ratast, ta ütleski, et eelmine nädal sai tema sõber Oaklandi kesklinnas kuuli kõhtu. Ja kui ma otsisin endale elamispaika, mis oli väga keeruline saaga, San Francisco on ju teatavasti maailma üks kallimaid linnu, siis vahepeal täiesti terendaski võimalus, et ma pean kolima sinna Lääne Oaklandi, mis on siis kogu sellest Oaklandist veel kõige kriminogeensem kant. Kuigi ta on San Franciscole kõige lähemal, et ta on selles mõttes logistiliselt nagu hea asukoht, aga seal elades võib tõesti olla nii, et äkki 2 kuu jooksul midagi ei juhtu, aga 3. kuuks tõenäoliselt midagi võib ikkagi juhtuda. Et keegi siis tuleb püstoli või ähvardusele, et anna oma seljakott ja sinna läheb kogu minu mainevara, milleks oli minu laptop, kus oli minu teadustöö ja andmed ja nii edasi, et see kõik nagu tundus üsna kohutav vaateväli. Aga siis õnn naeratas mulle ja ma leidsin endale ikkagi päris toredate korterikaaslastega väikse pesa Põhja-Oaklandis. Mis seal kinnisvaraturul siis toimub? No lühidalt kokku võtta saab seda ühe sõnaga, gentrifikatsioon. Et see tähendab seda, et Ameerika või selle San Francisco külje all on ju Räniorg, Silicon Valley, kus siis pesitsevad maailma kõige suuremad ja jõulisemad tehnoloogia hiiglased, Google, Facebook, kõik need asuvad seal ja need ettevõtted maksavad oma töötajatele maailma parimaid palku ja need ettevõtted on hästi kiiresti kasvanud, meelitanud siis üle maailma neid helget pead kõik enda juurde tööle ja maksas neile väga head palka ja need inimesed kõik jälle eelistaksid muidugi elada sellel 7-miilisel poolsaarel San Franciscos ja sealt siis nagu rongiga või siis Google'il olid oma bussid, on ju, et kuidagi siis commute'ida tööle ja siis sellepärast paljud, kes on San Franciscos näiteks sündinud ja üles kasvanud, nad ei suuda enam lubada endale elamispinda seal ja siis kolitakse Oaklandi. Et paljud sellised nii-öelda tavalist palka teenivad inimesed, rääkimata loovisikutest või kultuuriinimestest, elasid pigem Oaklandis, sest et seal oli juba nii palju mõistlikumad hinnad. Ja aga tänaseks on see viinud juba selleni, et paljud minu sõbrad on juba ka Oaklandis pidanud kuskil järgmistesse väiksematesse linnadesse kolima. Mis ei ole siiski nagu San Franciscost väga kaugel, aga see on see, kuidas gentrifikatsioon toimub. Nii et San Franciscos, kellel on seal kodu, on pigem ikka päris rikkad? Jah, õnneks on San Francisco linnas olnud ka selline süsteem nagu rent control, mis ei luba omanikel, kes rendivad oma kortereid välja, tõsta seda üürihinda rohkem kui teatud protsendipunktid. Nii et on nagu sellised õnnelikud, kellel on hästi vana üürileping ja kes tõesti elavad nii-öelda San Francisco kesklinnas ja maksavad selle eest tänapäeva mõttes võileiva hinda,
aga kui sa nii-öelda tuled väljastpoolt ja püüad seal mingisugust elamiskohta leida, siis need hinnad on muidugi väga kallid. Aga üldiselt inimesed üürivad või ikkagi omavad ka? No eks kindlasti on neid, kellel on olnud juba varasemast kinnisvara või kes veel paarkümmend aastat tagasi näiteks soetasid endale elamispinna, aga muidugi minu tutvusringkonnas ikkagi reeglina inimesed üürisid endale kohta, välja arvatud võib-olla mõned professorid, kellel oligi siis nii-öelda mitukümmend aastat tagasi, kes on nii-öelda kohalikud ja kellel on olnud siis see võimalus mingi hetk see ostutehing ära teha. No nii, ja siis sina saabusid sinna ja hakkasid kodu otsima, no mis siis vastu vaatas, mis olukord sulle? No käid vaatamas sellist kulunud või narmendava tapeediga pööningu korterit, kus ei ole ühtegi mööblieset ja siis tädike, kes seda välja üürib, ütleb, et seda tuba on siin vaatamas käinud juba 100 inimest. Aga miks nad 100 inimest pole ära võtnud? No ühesõnaga, et eks siis neid huvilisi on palju, aga see omanik ju võib-olla valib veel, ahaa. Et mõnes kohas oli mul vaja täita seal mingi blankett või teha selline intervjuu ja siis öeldakse, et juba me tegelikult leidsime kellegi, kes tahab pikaajalisemalt tulla siia elama, kui mina oma 1 aasta perspektiiviga. Et see ongi nii-öelda vastastikune ja pärast, kui ma sellest enda suure õnne kaudu leitud toast välja kolisin, siis ma mäletan, et seda tuba tuli ka seal, ma ei tea, kas 30 inimest vaatama või. Ja siis tundus küll nagu päris karm, et ainult 30 soovijast üks siis nagu saab selle toa ja mitte, et see tuba oleks midagi väga fantastilist olnud. Palju ta maksis? Mina maksin vist $850 oma toa eest. Ja mul oli isiklik vannituba ja walk-in closet ja see oli kõige suurem tuba selles korteris ja kõige kallim tuba seevõrra, et selles mõttes mul läks nagu hästi, et ma maksin nagu rohkem kui minu korterikaaslased, aga see oligi nagu nii-öelda kõikidest variantidest kõige parem variantide siiski nagu alla $1000, mis oli nagu tore. Aga kas seal San Franciscos on mingi kohalik KV.ee, kust neid kortereid otsida või mis see süsteem on? Craigslist. Ja mul on raamatus üks peatükk kohe selle kohta, et neetud Craigslist. Korraks ütlen, raamat siis on meil Minu San Francisco, see vist jäi mainimata, mis sul siin mõni aeg tagasi ilmus. Miks ta neetud on? Selles mõttes, et Craigslist on tõesti selline, ma ei tea, osta.ee kuubis, et sealt võib kõik leida alates mööblist kui ka tüdrukute kui mitte poisteni, et seal on nii-öelda kõike ja San Francisco üüriturul oli see siis nii-öelda asendamatu koht, aga ma saadan neid 10 kaupa neid ilusaid poleeritud kirjakesi välja ja vastuseid sealt ei tule. Et see on, ja siis tulevad skämmerite vastused, et igasugused variante on, et ühel hetkel ma olin lihtsalt väga-väga väsinud sellest. Mismoodi siis skämmiti või taheti skämmida sind? Imelised pildid renoveeritud korterist ja üsna mõistliku hinnaga, võib-olla see võis olla ka seal kuskil $800-900 ja muidugi oli see, et et ma olen sellest huvitatud ja siis oli nagu järgmine kiri tuleb, et siis tuleb kanda üle deposiit, et saaksite selle elamispinna endale siis nii-öelda nagu broneeritud, aga juba hakkasingi haarama nagu telefoni, et nüüd hakkad seda ülekannet tegema, aga siis ikkagi turgatas, et äkki on midagi natuke liiga hea. Siis ma sõitsin kohale sellele aadressile, kus see lubatud kaunis maja pidi olema ja loomulikult vaatas sealt mulle vastu tondiloss ja siis ma sain aru, et skämmerid. Jaa. Et keeruline on see olukord seal, aga muidu oli vist juttu ka sellest, et elukallidus mitte siis kinnisvaraturul, vaid ka muus elus on päris kõrge.
no muidugi, et ja Ameerika on siin viimastel aastatel ka ikkagi jõudsalt edasi liikunud selles suhtes, et kõik hotellid ja toit, teenused on väga kallid ja üha rohkem on ka selline, et seal Ameerikas nagu nii-öelda mugavalt reisida, tulebki rohkem välja käia. Et ka paljud nii-öelda võimalused, kuidas seda reisimist teha nagu mugavamaks, tähendavad seda, et sul on vaja juurde maksta kas või selle eest, et sa ei peaks seisma passikontrolli järjekordades või turvajärjekordades, passikontrolli järjekordades. Meie siin Euroopa Liidu liikmetena oleme samal pulgal kogu ülejäänud maailmaga. et seal on nagunii pikk saba, aga kõik muud ka, et kui on see fast track, et siis kõikide nende asjadest peab maksma ja kui sul seda ei ole, siis tuleb ikka varuda seda aega palju rohkem kui Euroopas reisides. USA-s on siis mingid ekstra pikad järjekorrad, sa pead silmas või mis? Ma pean silmas seda, et need lennujaamad ei ole nii funktsionaalsed, nagu meie siin võib-olla Euroopas oleme harjunud. Raamatust ma korjasin üles sellise lause, midagi taolist, et Fulbrighti stipendium annab küll sulle senise elu kõige kopsakama sissetuleku, kuid isegi ettekandja palk on seal kõrgem. Täitsa jama lugu ju. Jah. Aga ettekandjad, ma eeldan, ei ela ka seal ju nagu kuningakassid või kuidas hakkama said? No, et jah, tõesti see stipp oli küll mu senise elu kõige kopsakam sissetulek, aga tõesti ta nagu San Francisco tingimustes ei olnud nagu midagi väga erilist. Aga kas sa pidid siis tõesti vaatama, et kus sa ikkagi seda süüa ostad või kui väga sa pidid siis ikkagi jälgima seda või ikkagi oli enam-vähem okei? Ikka pidi jälgima loomulikult ja seda teevad ikkagi paljud loovisikud, aga Ameerika puhul ongi see paradoks, et kuigi seal on see ühistransport on ju täiesti kohutav või need lennujaamad on justkui nagu eelmisest sajandist, et sellegi poolest, kui sul on töö, siis sul on ikkagi võimalik genereerida seda raha ka. Et kellel on ikkagi töökohad või head töökohad, siis need palgad on seal ikkagi ka päris head. Aga see raha võibki ära kuluda nagu selliste teenuste peale, kui sa tahad, et see elu oleks ka mugav. Ja raamatus ma lugesin ka sellise asja, et sa pole kusagil mujal nii palju kodutuid näinud kui San Franciscos. Vist isegi statistika järgi kõige rohkem või kuidas sellega, räägi sellest teemast. Jah, et see minu San Francisco raamat ongi natuke või paljuski selline Ameerika unelma purunemise lugu, et mitte ainult isiklikus vaates, kuigi ka seal on selline üsna valulik või intrigeeriv nagu lugu peidus, kuidas minu isiklik Ameerika unelm kokku kukkus, aga ka laiemalt nagu sotsiaalses mõttes, et see Ameerika, kus nii-öelda ajalehe poisitab saada miljonär, et see ammu ei kehti, kas see üldse on kunagi kehtinud, et tänapäeva Ameerikas on pigem see, et isegi kui sul on kodu ja töökoht, siis piisab 1-2 halvast juhusest, näiteks liiklusõnnetusse sattumine, kui sa võid kaotada kõik. Sest et seesama, et kui sa näiteks satud õnnetusse või sul on mingit muud meditsiinilist sekkumist vaja, siis see võib tuua kaasa nagu sellised kopsakad raviarved, pluss siis see, et sa oled nagu töölt eemal, pluss siis see, kui su tööandja ei arvesta sellega või sul ei vea oma tööandjaga, siis ta võib sind lahti lasta ja siis, kuna need üürihinnad on nii kõrged, siis võibki nii-öelda tavaline inimene oma tavaliste inimlike õnnetuste, juhuste, eksimustega sattuda mõne kuuga tänavale. Ja sealt tänavalt telgis elades kuskil kiirtee all näiteks ta püüab siis ikkagi endale tööd leida, sõida jalgrattaga, ärkab seal telgis ja siis seal kiirtee kõrval peseb oma hambaid näiteks ja siis püüab nagu töövestlustele minna, aga ühel hetkel võib olla see, et see igapäevane kogemus on nagu nii muserdav, et siis seal tänaval hakkavad liikuma või liiguvadki igasugused ained ja siis on see küsimus, et kumb oli siis enne, kas siis see sõltuvusprobleem või kodutuse probleem, et on kõik nagu omavahel ka nagu läbi põimunud.
et San Franciscosse reisides tasub kindlasti seda silmas pidada, et hoolikalt valida endale ööbimiskoht, sest et näiteks linna südamesse kiiruga broneeritav hotell, mis võib olla, ta siiski Eesti mõttes päris kallis, aga San Francisco mõttes võib olla natuke soodsam, aga see tähendab seda, et õhtuti hotellist või hotelli koju minnes on võib-olla seal hotelli tänavate ees sadu kodutuid. Et see oli nagu minu kogemus oma viimasest San Francisco külastusest siis pandeemia järgsesse maailma, kus kodutute hulk oli veel nagu kasvanud. Sa ütlesid, et kas esimesena oli need sõltuvusprobleemid või kodutusprobleemid. Sina ise usud ja arvad, et see pigem algabki ikkagi sellest, et inimesed, ma ei tea, kaotavad töö ja sealt satuvad tänavale ja siis tuleb see, need muud hädad, sõltuvused, kõik vaimse tervise probleemid. Pigem niipidi. Pigem on see niipidi, aga eks need on omavahel ju kindlasti ka seotud, sest et kui inimene on hapras olekus, mis iganes põhjusel või et ta näiteks ta ei ela otseselt tänaval veel, aga tal on näiteks töökaotused, depressioon ja muud probleemid, trauma, rääkides mõeldes seksuaalvägivalla ohvrid või midagi sellist, et sealt Ameerikas tõesti või eriti San Franciscos tundus, et nagu kraami liigub seal igasuguseid, et kõik on justkui nagu pidevalt laksu all ja mitte kõik need ained ei ole nagu väga toredad sõbralikud, inimpotentsiaali avardavad ja sõltuvust mitte tekitavad. Mõeldes siis nagu psühhedeelikumidele või kanepile. Kanep on ju nagu Ameerikas legaalne, psühhedeelikumid ka nagu tehakse tööd selle nimel, et ravi eesmärgil oleks nagu psühhedeelne teraapia kätte saadav. San Francisco on selliste arengute nagu eestvedaja olnud. Seal samas Portlandis on need nii-öelda maagilised seened on legaliseeritud, et nagu see on nagu üks valdkond, aga teine on siis nagu need palju nagu karmimad ained, mida tõesti tänavate ringkondades liiguvad, et see crystal meth või siis see kohutav crack on ju, mida tõesti metroojaamades võib näha, et mõned kodutud või siis sellised nagu ühiskonna äärealade sattunud inimesed suisetavad. Et need on asjad, mis tõesti rikuvad aju väga selgelt ja kui sa satud selle sõltuvuse rattasse, sul on sealt nagu veel raskem ennast välja tõmmata. Aga linn või riik kas või midagi teevad ka või pigem ignoreeritakse seda teemat? Eks ikka on ehitatud varjupaikaseid, aga see probleem on nii nagu kompleksne ja kohati ikkagi pannakse nagu pea liiva alla justkui see sama nagu see vabaduse kultus, et meil ongi nagu vaba riik ja kõik on vabad otsustama, kuidas nad elavad, et kui tahab elada tänavatel, las siis elab tänavatel. Et justkui on nagu sellist hoiakut ka, teisalt kodutute arv ongi kasvanud palju-palju kiiremini, kui neile varjupaikasid jõutakse ehitada. Aga ma arvan, et see on paljuski on ikkagi selline ignorantsuse asi, et kui mõeldes selle sama Elon Muski peale, et tema jaoks oleks nagu sõrme nipsutamine see, et ehitada nagu 100 inimestele varjupaik, aga ta ei tee seda. Või et me nagu ei näe, et oleks seda kapitali suunamist nagu teadlikult toimunud, vähemalt sellises hädavajalikus mahus mitte. Aga miks siis ikkagi San Franciscos on neid nii palju, et ikkagi see elukallidus on see, kus see kõik algab või? Eks seal on ka muud põhjused, et San Francisco, näiteks, et ühe uurimuse järgi avastati, et iga 3. tänaval elav inimene on gei. Ja siis mõeldes tagasi selle peale, et 80. aastatel, 70. keskpaigast tegelikult juba oli San Francisco gei pealinn Ameerikas. Et seal toimetas üks selline äge poliitik nimega Harvey Milk, kelle sõnadest on tegelikult see väljend tulnud, et kapist välja tulemine. Et see oli tema sõnadest ühe tema kuulsast kõnest, kus ta hüüdis, et gei vennad ja õed on aeg tulla kapist välja. Kahjuks ta sai tegutseda ainult 7 aastat, sest et ta mõrvati. Et ütleme, et homofoobia ja seksuaalvähemuste need õigused on nagu seal nii-öelda ka paralleelselt ikkagi olnud aga ta ikkagi, seda peetakse väga teenekaks ja sellest San Francisco on alati olnud selline vabameelne
ikkagi sadamalinn, et seal on ajalooliselt olnud nagu rohkem sellist gei kogukondi ja siis nagu ilmusid mingisugused artiklid Ameerika meedias ja siis selle peale siis nii-öelda nagu väiksematest, konservatiivsematest linnadest hakati reisima San Franciscosse, et sellesse gei pealinna, kus on siis vabadus olla nii, nagu sa oled. Ja paljuski ta ongi, et San Francisco on tõesti väga vabameelne ja tolerantne ja multikultuurne ja tore linn, kus võibki elada nii, et kõik su parimad sõbrad on geid ja elavad koos või on mitmiks suhetes ja nii edasi, et see kõik on seal olemas. Aga teiselt poolt, et ega see vikerkaare värviline lipp sinu üüriarvud ei maksa ja sellepärast see migratsioon on toonud ka kaasa selle, et paljud ei pea seal vastu ja see kodutuse probleem ei ole ka uus nähtus San Franciscos, et tegelikult juba 19. sajandil juba ka kullapalavik oli, mis oli selline esimene suurem migratsioonilaine San Franciscosse, et juba siis oli ka kodutud täiesti seal olemas ja nähtaval kohal. Ja miks seal kodutud nii palju on pehme kliima, et külmas kohas nagu sa ei pea vastu, pehmemas kohas sa nagu pead vastu tänaval ja see kodutuse probleem on seal väga nähtav ja kui ta on nähtav probleem, see tundub suur probleem, et tegelikult LA-s on sama palju, väga palju neid ma tahtsingi seda öelda, sellepärast, et mina just olen mõelnud, et ma ei ole kuskil mujal kunagi nii palju kodutuid näinud kui LA-s ja ma olen väga palju reisinud ja sellistes ikkagi vaesemates riikides ka, isegi seal ei ole näinud, seal on ilmselt ka elupinnad odavamad ja ka vaesem inimene, eks ju, saab võib-olla midagi võimaldada ja väga vaene peab siis olema võib-olla tänaval. Aga tõesti LA-s, seda ütled siis San Franciscos on veel rohkem? Või kuidas? Ma ei tea, seda on nagu nii raske mõõta, et ega täpselt statistikat ju ei ole olemas ka, et ega seal kõikides nendes lääneranniku suurtes linnades on kodutuse probleem väga nähtav, aga see räägibki sellest, et see Ameerika ühiskond on nagu nii hõredate sotsiaalsete garantiidega, et piisabki sellest halvast juhusest, kui sa sellest oravaratest välja kukud ja tuleb veel mingi paar nagu halba juhust ja sa oledki seal telgis või elad autos. Et seal oma raamatus ma räägin ka sellest, kuidas ma kohtan sellist nii-öelda tuleviku filmitegijat LA-s ja kõik on nii tore ja hakkame koostööd tegema ja siis ma nagu märkan nagu silmanurgast, et tal on nagu kastnikus on selline pesemisvahendite väike riiul, kus on tal hambahari ja habemäämisvahendid ja siis nagu natuke aega hiljem ma saan aru, et et see tuleviku filmitegija, kelle filmid on olnud kuskil Veneetsias ja nii edasi, on hetkel vähemalt kodutu, elabki autos ja ööbib siis oma kallimate juures või endiste koostööpartnerite stuudiotiivanitel, et nii-öelda hustle culture, et see on selle asja nimi. No me oleme siin päris pikalt elukallidusest ja ka kodutuse teemadest rääkinud. Ma arvan, et võiksime rääkida natuke su koolielust ka, sellepärast, et tegelikult sa ju läksid sinna õppima ja sa olid, ma saan aru, väga elevil selle võimaluse eest just seal õppida. Et kuidas siis oli, et milline oli sealne ülikooli elu ja melu? Väga-väga äge, et see on kindlasti minu akadeemilises elus olnud nagu kõige nagu vaimustavam aasta, et üks asi on nagu Ameerika ülikooli elu üldiselt, et see on nagu hästi palju elavam kui Euroopas, et üliõpilased võtavad aktiivselt seminarides sõna, mitmel inimesel korraga on käed püsti, toimub selline vilgas akadeemiline arutelu, et see on see, mille pärast tasub Ameerikasse õppima minna, et see on nagu tõesti väga äge ja mina loomulikult siis puutusin kokku professoritega, kelle tekste ma olin või kelle raamatuid ma olin varem lugenud ja see oli nagu hästi vaimustav, et ma sain nendega lihtsalt istuda kabinetis maha veerand tunniks või isegi tunnikeseks ja vestelda oma uurimustööst ja plaanidest ja kõik olid hästi toetavad ja leidsid nagu minu jaoks aega, nii et oma raamatus ma kirjeldan ka seda, kuidas mingi hetk mul tekkiski selline väga tugev tagasipöördumise dilemma, kuna kõik tundus mingi hetk võimalik ja päris atraktiivne, et jäädagi Ameerikasse doktorantuuri ja nii-öelda nagu ehitada oma elu või nii-öelda jäädagi nagu sinna mõneks ajaks või kogu eluks paigale. Et see dilemma oli nagu mingi hetk reaalne, aga ma ikkagi tulin tagasi erinevatel põhjustel Eestisse
ja olen oma valikutega muidugi rahul. Aga loengute väline elu, et loengud olid väga vaimustavad su jaoks, aga kas seal ma ei tea, kõik, mis seal ümber oli see samamoodi vaimustav või just need loengud? Jaa, muidugi oli, et seal ju käisid ka maailmakuulsad filmitegijad ja professorid kõnelemas, et sellist nagu vaimustavaid sündmuseid või ka konverentse nagu toimus seal pidevalt, nii et olgugi, et see linn paelus mind oma subkultuurse kirjususega, mis mulle ka huvi pakkus, et seesama, et olen ikkagi antropoloog ja ei saa nagu kuskile pead kõrvale keerata, et mis linn see on, ma tahan nagu tunda selle linna igasuguseid huvitavaid salajasi kihte, aga teiselt poolt ma nädala sees vähemalt lugesin neid põnevaid raamatuid ja artikleid kella 2 öösel ja siis hommikul kella 10 või kella 8 mõnikord juba loenguse seminari. Et see Berkeley oli vähemalt tol ajal küll hästi-hästi äge ja ta oli nagu hästi progressiivne ja vabameelne ja tudengid olid väga aktiivsed, et pidevalt toimus mingisugused proteste ja siis minu enda esimene akadeemiline avalik loeng toimus ka Berkeley's, mis oli nagu hästi tore. Raamatus üldse ütlesid sellist asja, et valmistusid eluks raamatuvirnade vahel, aga linn tõmbas kuidagi jäneseurgu. Mis see tähendab? No see jäneseurg on ju metafoor sellest Alice Imedemaal muinasjutust, kus siis Janko tõmbab selle Alice endaga kaasa ja sellest on ju Jefferson Airplane teinud nagu hipiliikumise hümni tol ajal, mis ongi siis see White Rabbit laul ja mis nagu selles mõttes räägib ka sellisest psühhedeelsest kogemusest, et minu sõpruskond olid paljuski sellised karvased sulelised ja kohtasin ka seal siis nii-öelda LSD ristisaks peetud inimest Stanislav Grofi, kes on nüüd üle 80 aasta vana, aga kes on nagu psühhedeelikumide uuringutesse nagu väga palju panustanud, ta on väga kuulus selles valdkonnas ja siis märkasingi seda, kuidas neid aineid seal San Francisco kandis kasutatakse ja kuidas selline sotsiaalne eksperimentaalsus ja mingis mõttes selline psühhedeelne subkultuur on seal nagu hästi elujõuline siiamaani alates sellest hipiliikumise ajast. Et sellega seda ma siis nimetasin selleks jäneseuruna, et mind justkui tõmmati kaasa, kuna mul tekkis see sõpruskond ja siis seal toimusidki sellised üsna pöörased eksperimendid psühhedeelikumidega ka, mida ma nimetasin siis 21. sajandi Mary Pranksterite nagu eksperimendiks. Mary Pranksterid olid ju need, kes siis 60-ndatel, kui LSD oli veel legaalne, tegidki sellega igasuguseid hulluseid, mida tänapäeval keegi nagu heaks ei kiidaks, et võtame siis selle LSD klepeka endale keele alla ja vaatame, mis saab. Et tänapäeval niimoodi keegi, kes vähegi asjast midagi teab, nagu ei soovitaks teha, et ikkagi neid asju tuleb teha väga kontrollitud keskkondades ja väga ettevaatlikul viisil. Aga Mary Pranksterid tol ajal ja LSD oli veel siis legaalne, serveerisid punši pidudel, kus mängis Grateful Dead ja seal punši sees oli siis LSD ja siis igaüks võis seda natuke endale manustada. Et need olid siis sellised hipiajastu hullused. Kuule, võtame siia lõppu sellise turisti küsimuse, et olen minemas San Franciscosse, anna paar sellist soovitust, mida teha, mis võib-olla ei ole need number 1 seal kuskil Google'i soovitused, et mis sina soovitaksid ette võtta? San Francisco võlu on detailides, et tasub kolada erinevates linnaosades ja nautida seda, mis need linnaosad pakuvad, et me rääkisime siin natuke tumedates teemadest, aga üldiselt on San Francisco üks maailma ilusamaid linne, ma arvan. Et ta on hästi mägine, seal on need imeilusad pasteelsetesse toonidesse värvitud viktoriaanliku stiilis puumajakesed ja need tänavad selles ka nii-öelda need palmisaludes mõnikord on nagu hästi võluvad ja mägised, sellised, et jalalihased ikka järgmine päev valutavad, kui sealt nagu ringi konnata. Aga tasubki nii-öelda võtta iga päev erinevaid linnaosasid ette, et näiteks
North Beachi linnaosa mulle väga meeldib, mis oli siis kunagine beatnike linnaosa või selline Itaalia mõjutustega linnaosa. Et seal oli mul endal selline esimene selline vapustav San Francisco kogemus, kui ma sõpradega istusime õhtul seal mäe otsas ja vaatasime seda tulesäras Oaklandi silda ja siis ümberringi hakkavad mingisugused silmad meile lähenema ja siis me saame aru, et need on pesukarud ja neid oli seal nagu terve perekond ja nad lähenesid meile, et San Francisco nagu on küll nagu suurlinn, aga teepool on nagu parajalt siuke metsik ja lahe, et teine selline suurem metsik kant on loomulikult see Golden Gate park, ehk siis Kuldvärava park. Seal on koht nimega Hippie Hill, ehk siis Hipimägi, kus siiamaani toimuvad trummiringid või leida mõne vana hipi, kes mängib kitarri ja on selline mõnus koht, kus pikniku näiteks pidada. Selle lähedal on kohe Haight-Ashbury linnaosa, mis ongi siis see nii-öelda vana hea hipiliikumise keskus, kus täna on nagu tore näiteks shopata, vintage riideid või plaate vaadata või kohvitada või mingid ägedad nišikaubad, kostüümid, värgid, et seal on nagu hästi toredad pisikesed poekesed ja siis mulle meeldib veel väga Missioni piirkond, et seal on hästi hea või võib-olla parim Mehhiko tänavatoit, kuna see ongi selline Mehhiko kultuuri hõnguga piirkond, hästi äge tänavakunst ja siis võib-olla õhtuti tasub vaadata ka Castro piirkonda just sellepärast, et seal on nagu toredad näiteks track show'd või baarid, Missioni piirkonnas on ka toredad baarid, et see linn on tõesti hästi vaimustav ja loomulikult ei tasu ära jätta võimalus sõita üle Golden Gate silla, et see on selle linna kõige tuntum sümbol ja võib-olla nagu mõnevõrra nagu turistikas või justkui nagu juba ära elanud, aga ei, et ta on siiamaani ikkagi väga vaimustav ja tasub siia juurde nagu teada või mõelda seda ajalugu, et see sild ju ikkagi ehitati selle suure depressiooni ajal vaatamata kogu sellele majanduslikule kitsikusele ja raskusele. Tol hetkel see oli nagu maailma kõige pikim rippsild, mida inseneriprojekt, mida peeti võimatuks sinna alla, ehitati ju nendele töölistele ka võrk, et nad, sest et kui sealt alla kukub, siis on kõik. Ja 19 inimest jäid tänu sellele silla alla tõmmatud võrgule ellu tol ajal. Ja mis on nagu veel kuidagi kummaline, et tänapäeval on seal jälle nagu võrk, mitte küll selle silla all, aga silla külgedel, sellepärast, et neid inimesi, kes on sealt oma elu lõpetanud, on ka päris palju. Et tasub seda silda ikkagi imetlemas käia ja võimalusel üle selle silla sõita ja kui sealt juba üle sõita, siis tasub huidata seal ringi nii siis San Franciscost põhja pool on hästi ilusad rannikud ja saab nagu kamaluga austreid osta sealt kuskilt kaasa näiteks või siis San Franciscost lõuna pool on ka nagu imelised vaated sellest kultuslikust Highway 1 pealt, et Big Sur ja kõik need kohad. Et on ilus kant ja ilus linn, aga lihtsalt tasub olla ka teadlik selles suhtes, et seal linnas on inimesed, kellel ei ole muud ruumi kui see sama linn, et nende suhtes siis käituda lugupidavalt ja hoida turvalist trajektoori. Aitäh, Terje, sulle selle vestluse eest. Aitäh. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.